tänases osas. Palav. Läikivaid kive otsin. Jah, mingid algaja õnne juttu ma ei taha kuulda. Valus. Puss paistab. Ma loodan, et lubasi saab veel osta, et jõgi lukus ei ole. Käes oli hommik ning täna plaanisime tagasi bussi juurde matkata. Jalga mõnegi kerge rahvin täna. Olime metsas olnud juba 4 ööd ning kalapüügist oli siin isu täis. Vaheldust on vaja. Valmistasime kohvi ning igaüks vaatas, mis ta süüa saab. Päris hea oli magada täna. Oli soe? Joo. Aga mul kõik riidus väegi selga ja andis selga panna. Nii hull või? Päris karm, jah? Ei, ma loodan, et ookeani ääres on natukene soojem. Nii kindlasti. Raivo, mida sa teed praegu? Või miks? Pakime telgid kokku, sööme kõud täis ja matkame tagasi auto juurde. 4 ööd olime metsas, nagu näha, siis väike vunt siin ka kasvanud. Me arvutasime kokku, me tõime 5 peale 160 kilogrammi siia metsa. Jah. Aga lähme ära kuskil võib-olla 120-ga. Kui siia metsa tulles oli meil palju jooki ja sööki kaasas, siis nüüd tagasi minnes peaksid kotid olema kõvasti kergemad. Pakkisime vaikselt oma asju ning mõttes valmistusime juba matkaks. Kuhu minek? Järgmisesse kohta, et tõmbasime kõik punased väljast selleks aastaks. Anne selle isegi ei jagunud. Asi on oskustes. Need, kes oskavad, need saavad. Kes ei oska, peavad veel kooliraha maksma. Jah, mingid algaja õnne juttu ma ei taha kuulda. Kindel või? Loogis ju. Vaatame porsleva peal teeme asja selgeks. Siin ei ole midagi selgeks teha. Oli algaja ei olnud. See kala rääkis enda eest. Kindlat ajakava ning plaani meil polnud. Teadsime ainult seda, et pärast matkamist, kui oleme bussi juurde jõudnud, lähme sõidame Karasjohka kämpingusse ennast pesema. Andre toimetas midagi jõe ääres ning Raivo läks uurima, kuhu ta nii kauaks jääb. Mis toimetad? Läikivaid kive otsin. Näita pea peal mõnda. Või siin on sul? Siin on need täitsa puhas ja pehme siuke. Lakumes ära. Aga need on ka. Need on nagu kivisisaldusega. See on... Andre leidis kollaseid kive jõe põhjast ning neid ta seal juurde otsiski. Hiljem Eestis uurides selgus, et tegu oli muskoviidiga. Muskoviit on kihiline kivi ning kui need kihid teineteisest eraldada, siis saab läbipaistvad lehed. 1700. aastal kasutati neid lehti aknaklaasina. Oma prügi pakkisime ka ilusti kilekotti ning võtsime metsast kaasa. Matkakotid selga ning tagasitee võis alata. Selline kott kaalub jälle nii palju.
nüüd oli juba mitu päeva paistnud päike ning ATV rada oli palju kuivem. Raivo, Hannes ja Andre olid eespool. Ragnar ja Hando jäid veidi maha. Räägi, mis on esimene asi ja mis auto juures teed? Koti seljatada. Ja mis on teine asi? Ma ei tea, kas me hakkame palju. Ma võtan autost õlut. Ega siin ei ole midagi. Tuleb edasi kõmpida. Ei vaatanud täpselt kella. Mis kell me liikuma hakkasime. Aga tuleb edasi rühkida sihiga, et jõuda autoni. Eelmine aasta ma oled siin kuiv olnud. Siin kust, kurat, kuiva jalaga sai peaaegu igalt poolt üle. Nüüd peab siin kõrgemaid kohtusi otsima. Tundra värk ikkagist. Jalgu ka märjaks seda. Üle 20 kildi on käimist. Ega siin kõige hullem olukord ei ole. Vaatame. Mõnus. Päike paistab, sääski ei ole. Keegi ei sega, keegi ei häiri, keegi ei söö. Seda karu võiks ka näha, kelle jälge me siin 15 minutit tagasi nägime. Käime, kogu aeg näeme jälgi, sest päris looma tahaks ka näha. Sööks võib-olla isegi karule patsuna. Aga noh, midagi. Äkki kunagi õnnestub. Oodake, olge te targemad, jumala hea, kui te saaks mingi toika. Sellest on palju abi. Päris libedad kivid on suured. Jõudsime tuttava jõeni ning õnneks vesi oli madalam. You can make it, Ragnar! You can make it! Valus. Siga libe on, ole ettevaatlik. Ja nüüd tule vasakule, vaata, seal on purusad kohad kusagil, astu sinna. Või tähendab paremale vaata, Raks. Vaata kivide vahele ja purusemad kohad. Või võid ka otse tulla, tule nii, kuidas saad. Vaata ise jõe põhja. Saime kõik ilusti üle jõe. Puhkasime veidi ning matkasime edasi. Sul on nagu udus uik, kurat. Tagasitee tundus pikk. Iga kurvi ning tõusu tagant paistis jälle pikk sirge. Buss paistab, kohe jõuame. Bussis saab külma õlut ja džinni ja õlut. Oi, kiired sammud. Kokku kulus meil pea 4 tundi. Lõpuks olime kohal ning saime oma janu kustutada. Fantast.
võib-olla. See asi oli, et unustasime prügikasti välja. Või prügikotti tähendab. Ja mingi metsloom on selle auto kõrvalt kätte saanud ja ära pure lõhkunud. Ega siin midagi, tuleb hakata koristama. Ega me siis oma sodi metsa ei saa jätta. Kõik võtame kaasa alati. Vahetasime oma läbihigistatud riided puhaste vastu, näksisime midagi söödavat ning pakkisime jälle asjad bussi ning võtsime suuna Karasjohkasse. Kuna me saime metsast nii hilja tulema ning matkamine võttis ka oma aja, siis otsustasime Karasjohka kämpingus maja rentida. Metsast tulles mõtlesime, et tahaks veits mugavamalt magada ja tulime siia Karasjohka kämpingusse ning võtsime ööbimise omale. Siin on 3 magamistuba, saab duši all käia, sauna saab teha. Kõik mugavus on olemas. Peale metsaelu on see hea luksus. Tahaks mõni kerise sisse juba, ei tea kas... Mis me peaks küsima, kui me maja võtsin minna? Siin ei pea midagi küsima. Duš ja kõik asjad. Kööginurk on meil olemas. Keegi peab 2 ühest magama. No ei ole probleemi. Ma võin Ragnariga magada. Norskame nagu nii. Mis on kõige suurem on? Ei, Raisile on kindlasti eraldi too. Seal pole kahtlastki. Siin on väike nari. Jahedama. ei taha küll. Ja siin on meil duš ning saun on siin. Taevas paistis suur täiskuu. Käisime pesemas ning hiljem tahtsime kohalikku pubisse sööma minna. Kahjuks oli see juba kinni ning meil ei jäänud muud üle kui oma kaasa võetud toitu süüa. Telekas oli nagu luksus ning loomulikult vaatasime jälle Rio olümpiat. Hommikul. Ma olen näinud, et Andal on ka siukse peale. Kus teed anda? Peakski kõik koos ostma. Filtrikohv on tavaliselt sitt. No ma tegin. Kohv on sama. Panid täis ikka? Vahelduseks oli voodis täitsa mõnus magada. Kohvi kõrvale sai kalafilee saia söödud ning lõuad ajasime ka puhtaks. Oli hea öö, saime ennast välja magatud ja nüüd siis kulgeme edasi. Lähme sööme hommikust kusagil ja vaatame, mis elu edasi toob. Karasjohka keskuses leidsime söögikoha ning sõime kõhud korralikult täis. Päris äge
sai kõhu täis või? Kas me saate välja õues jumala valge? Ei. Ma olen kokast saanud täis korra. Mis tegema hakkame? Praegu. Sõidame. Mulle kohe lahti. Sa oled joodik või? Käisime veel toidupoes ning ostsime liha ning muna juurde. Teekond põhja poole jätkus. Porslava oli järgmine sihtkoht ning seejärel plaanisime veel paar ööd kusagil fjordi ääres ööbida. Peale paaritunnist sõitu olimegi Porslava jõe ääres. Jälle pläärub ees, kurat. Autost sõita. Vesi oli jões väga selge. Täitsa haige. Ma loodan, et lubasi saab veel osta, et jõgi lukus ei ole. Elame näeme. Mingi jama siin on. No, meie oja ikka oli külvatud. Tegime tiiru all jõe ääres ning sõitsime veidi maad edasi ning läksime uudistama Porslava kanjonit. Eelmisest aastast teadsime, et kella 3 hakatakse lube Porslava jõele väljastama ja kell veel nii palju polnud, siis kasutasime seda aega asjalikult ära. Vaade oli tõesti imeline ning õues oli ka palav. Mis poseerid? Väga kihv. Titanic. Ronisime aina kõrgemale ja kõrgemale. Palav on, palav. Vägev. Tegime ühes kohas pilti, teises kohas ja kolmandas. Kuniks lõpuks vaatasime, et enam kõrgemaks see kanjoni äär ei lähe ning suundusime tagasi bussi juurde, et siis minna Porslava jõe lubade kohta uurima. Kaks kuul sõidame. Lähme otsime ookeani ääres, kus telkida ja siis paneme telgid püsti, teeks süüa midagi ja siis prooviks mõni ookeani kala ka kätte saada.
selline plaan on, aga mis sellest välja tuleb, see hetkel veel ei tea, võib hakata nalja saama. Räägi Parslava kohta ka. Parslaval on niisugune lugu nüüd, et me oleme liiga vaesed, et selle jõe peal püüda, et Karasjokas veel kannatas neid piletaid ja asju osta, aga siin on üle mõistuse hinnad, et 24 tunni luba on üle 100 euro, et natukene liiga palju. Et ei tea veel, et kas kala saab või mitte. Et jäi ostmata, et me seedime seda asja natukene ja siis vaatame ja homme mõtleme, et kas on mõtet või mitte. Hetkel lähme otsime ookeani ääre sööbimist. Kala on juba kaugel mägedes, et esimene ja teine tsoon on juba põhimõtteliselt tühjad. Nii on jah. Kahjuks jah, et esimene tsoon oli nendest vist kõige odavam, aga ikkagi see rahavott. Ei ole nii kuri rahavoti peal, et võiks ostama. Järgmises osas. Ookeanis saab ka meriforelli. Öö see lõhe. Andre, ujus järgi. Johhai, nii, see oli midagi ilusat. Päris äge on. Täitsa pael, kui suur